Cadillaki mudeleid on meil alati suur rõõm tutvustada inimestele, sest need on viimastel aastatel nii palju erinevat tehnoloogilist vidinat juurde saanud ja see touchi, et sellega on alati lust kohtuda. Kui me hakkame rääkima uuest Cadillac CT6-st, mis küll on üsna kopsaka hinnaga, siis selle kõige juures on tal ka üpris meeletult hea varustus. Ja kuidas Cadillac on mõelnud erinevate vidinate peale on see, et kui mul on võti taskus, ma lähen auto juurde, siis auto saab ise aru, et ma tulen kohale, juba paneb tuled põlema, et enam see nupuvajutus või ukse avamise vajutus jääb täielikult ära. Ja kui me räägime ikkagi autost, mis on ikkagi suur luksusmasin ja selle kiirendus on alla 6 sekundi 100 ja kilovatid arv üle 300, no siis ikkagi paneb ahetama küll, nii kui sisse istud. No väga tihti ei saa minna ühe autosalongi esindusse ja öelda, et me saame rääkida lipulaevast, mis on uus ja kohale Eestis jõudnud. Cadillac just seda on teinud. CT6 on see masin, mille puhul ma kujutan ette, et kõik, kes vähegi autodest huvituvad, tahaksid seal sees istuda ja et see on nii eksklusiivne masin. Seda kohe kindlasti, et kui ma võib-olla eelmises saates või üle-eelmises saates rääkisin meie 2 uuest mudelist, mis on tulemas sel aastal välja, et üks oli siis see Maastur XT5, siis teine värske mudel on nüüd see CT6. Ja kuna Cadillacil ei olegi ühtegi, järgmine aasta ühtegi uut mudelit tulemas, siis ongi need hetkel kõige värskemad uudised. Sest järgmised uudismudelid tulevad juba siis aastal 2018. No see masin, kui ta siia sisse sõitis, see oli ikka klämmi igat pidi täis. Kui me natuke saime siin sees istuda ja need erinevad gadgeteid proovida, siis mulle tundub, et see on nüüd see auto küll vähemalt praegu Eesti automaastikul, millel ei ole midagi puudu. Kui sa mõtled mõne auto vidine peale, siis see on kindlasti olemas. Alati võib öelda, et midagi võiks puudu olla, aga kindlasti ta on väga hästi varustatud auto omas segmendis. Et kui inimene otsib esinduslikku sõiduautot, siis kindlasti tasub kaalumist Cadillac CT6 näol. Kui me vaatame CT6 otsa, siis on ilmselgelt selline äriklassi inimene, kes selle ostja võiks olla, aga no ma kujutan ette inimesed, kes sellises hinnakategoorias või autot hakkavad valima, neil on vaja ikkagi midagi väga mõjuvat põhjust, miks just see konkreetne autost. Et kui sul on näiteks mõni ärimees praegu vaatab, et mul oleks täpselt sellises hinnaklassi autot vaja, mis see tal ütleb, mis on see kõige suurem ja parem asi? See auto ise. Ja kindlasti see, et need autosid ei hakka nagu Cadillac üldse, aga Eesti turul palju olema. Et kui me räägime siin meie konkureerivatest brändidest, siis neid on praktiliselt igapäeva liikluses iga 10 minuti tagant näha. Cadillac kindlasti ei ole see mudel, mida hakkab olema palju. Et kui inimene otsib midagi erilist, midagi isikupäralist, siis kindlasti on CT6 ainuõige valik. No me rääksime natuke ennem ka eetriväliselt sellest mootorist ja sõiduomadustest, et kui me räägime sellise suure auto puhul kiirendusest 0-100 täpselt nii lühikese ajaga, nagu me seda rääkisime, või kilovatide arv, mis on ikkagi mitte 100 ja 200 mõõdeta, vaid ikka üle selle, siis see on ikkagi ka võimas auto. Ja otse loomulikult, kuna tegemist on siis 2 turbolaaduriga 3-liitrise V6 mootoriga, millel on siis 307 kilovatti ja ühtlasi 555 newtonmeetri pöördemomenti, siis sellega maanteel möödasõites kindlasti hätta ei jää. 300 kilovatti, see on ju üüratu suur number. Absoluutselt, aga inimesed, kes ütleme ärimehed või inimesed, kes eelistavad luksust, mugavust, tahavad ka, et auto liiguks edasi vastavalt. Ja ma arvan, et see on täiesti õige lähenemine Cadillac'i pool. See vastab siis tõele, nagu sa ennem oled ka maininud meile eelnevates saadetes, et selliste autode puhul ikkagi peaks olema tähtis valiku juures ka see, et see inimene, kes selle ostab, et ta saab ise sõita, mitte ja istu ainult taga. Absoluutselt, kuigi selle autos on väga meeldiv tagaistmel istuda, arvestades sellega, et ka massaažista on tagaistmele paigaldatud, siis väga palju sõiduruumu annab kindlasti ise roolis istudes, sest auto on hea dünaamikaga, ta on mugav, kergesti juhitav, turvaline, mida rohkemat vaja on. Esimesed huvilised on käinud juba, esimesed pakkumist tehtud, esimesed proovisõidud tehtud, et klientidele on väga positiivset muljet jätnud see auto. Ehk loodame, et peatselt hakkavad ka esimesed uued CT6 Eestimaa tänavatel teedel urama. Mis hinnast me ikkagi räägime? Ütleme televaatele ära ka. Et hinnad algavad 76 300 eurost. Ehk see on siis luksurivarustuses versioon. Ja järgmine versioon on platinumi versioon, mille hind on 97 300 eurot. Ehk ja lisavarustus nendel autodel ei ole peale metallikvärvi.